Tere! Selles videos tahaks ma rääkida natukene seksist ja tunnetest. Ja ma puudutan ka suhteid ja abielu teemat. Tänapäeval on äärmiselt kurb vaadata, kuidas väga paljusid naisterahvaid, kellel on tõsised suhtesse mineku soovid, lihtsalt ära kasutatakse meeste poolt. Ma ei räägi nendest naistest, kes ongi võtnud seisukoha, et nad tahavad olla kui trammivagun, kuhu võib suvaline isend lihtsalt sisse astuda, sülitada niinimetatud trammivaguni põrandale ja jälle välja astuda. Sellised naisterahvad, olgu nad siis noored, keskeas või vanemas eas, nemad ei väärtusta oma keha, kui nad jagavad oma keha partnerite himude, vajaduste rahuldamiseks, saades sellest ka ise mingil määral kasu. Eriti kurb on vaadata noori tütarlapsi, kes juba tahavad mängida kodu, tahavad mängida täiskasvanuid ning tegeleda sportlikust huvist enda keha jagamisega, kuna niimoodi on ühiskond ette näidanud. Ilmselgelt tuleb selline eeskuju noortesse ka oma vanematelt, kus suhe pole rajatud kindlale vundamendile ehk isikud ei ole abielus, vaid on vabas suhtes. Sellist suhet nimetatakse tänapäeval vabaks abieluks. Ja see on ühiskonnas üks selline väga silmapaistev ja suur trend. Selles vabas suhtes võibki läbi käia väga palju partnereid. Lapsed õpivad oma vanematelt ja loomulikult ühiskonnalt nende ümber. Koolis on meil puudulik perekonnaõpetus, kus ei õpetata, kuidas rajada oma suhe kindlale vundamendile ja miks on vaja hoida oma keha igasuguste parasiitide eest, kes üritavad sinna sisse tungida pettusega. Samuti antakse koolis mõista, et suhtesse võib astuda ka samasoolise isikuga, mis on eriti väärastunud mõtteviis. Ma võin teile täiesti kindlalt öelda, et meesterahvas võib seksida naisega ja tal ei ole naise vastu mitte mingisuguseid tundeid, vaid on ainult iha, mis teda juhib. Enamik mehi vajab seksimiseks ainult kohta või ruumi, kuid enamik naisi vajab seksimiseks lisaks kohale või ruumile ka põhjust. 90% naistest ei saa seksida ilma tunneteta. Jah, nad võivad olla lihtsalt sellised meritähed voodis ning ära kannatada see 5 minutit või 10 minutit rahmeldamist enda peal, kuid selleks, et naisel midagi hakkaks seesmiselt toimima ja tema masinavärk hakkaks tööle, ehk siis õli hakkaks voolama, vajab naine tundeid. Naine on kui toores muna, mida on vaja teatud aja keeta, et see muna muutuks söödavaks. Meesterahvas on seevastu kui küünal. Näitad talle korra põlevat tikku ja see küünal juba põleb. See küünal on valmis ka kõrvetama ja haiget tegema. Sama kiiresti, nagu see küünal süttis, see küünal ka kustub. Piisab vaid korra peale puhuda ja leek ongi kustunud. Kui see iha leek kustub, siis reeglina keeratakse naisterahvale ka selg. Ja mehed, ma soovitan sellele munakeetmisnäitele mõelda, enne kui te alustate vallutusretke mööda mägesid ja orgusid. Meesterahvas võib reisida 8 või 10 tundi lihtsalt selleks, et naisega seksida. Kuid ometi ei ole mehel naise vastu ei armastust ega mingisuguseid tundeid. See on lihtsalt üks iha, mille nimel mees on nõus ihaldavasse objekti investeerima. See 8-tunnine või 10-tunnine reis, ostetud kingitused, tasutud hotell ja muud kõrvalkulud võivad naisele tunduda pärinevat tõelisest armastusest. Kuid kahjuks need kõik olid ohverdatud seksi ja ei millegi muu nimel. Selliseid meesterahvaid leidub täna väga palju meie seas, kes ära kasutavad naisterahvaid oma ihade rahuldamiseks. Loomulikult võib kõik olla ka vastupidine, kuid see protsent on tunduvalt väiksem, kus kohas naine kasutab ära meest seksuaalselt. Erinevalt naistest, meestele see nii palju haiget ei tee, aga jälje jätab see ikkagi.
Seksuaalne iha paneb mehed käituma nii, nagu nad oleksid armunud, kuigi nad seda tegelikult ei ole. Mehed oskavad mängida naisterahvaste tunnetega, sest nad teavad, et naised armastavad kuulata kõrvadega ja kuulata ilusaid sõnu. Ja naised tahavad ka saada tähelepanu. Reeglina enamus naisi ka nende sõnade peale sulavad luiguks ja arvavad, et tõeline prints on nüüd saabunud ilusal valgel hobusel. Tegelikkuses on aga sinu vastas tõeline eesel, kes pole oma sisemist ilu veel sulle näidanud. Tänu nendele ilusatele sõnadele lubatakse need mehed ka enda maja niinimetatud privaatsematesse tagatubadesse ehk kohtadesse, mis on avalikkuse eest teadlikult varjatud ja kus on peidetud tõelised juveelid. Need juveelid peaksid tegelikkuses jääma veel varjatuks, kuna puudub teineteise täielik tundmine. Puuduvad ka paberid, lepingud, kooskõlastused juveelide kasutamiseks. Sinu keha, armas naine, on tempel ehk hoone, mille sees elab sinu vaim. Sinu päris kodu ei ole ka ju niinimetatud läbisõiduhoov, kuhu igaüks võib sisse astuda, kellel on ilus ja meelas jutt. Sa ei luba tundmatuid isikuid oma koju. Miks sa siis lubad need isikud enda sisse ja juveelide kallale? Ma toon sulle ühe näite vääriskivide kaevandamisest. Selleks, et vääriskivisid saaks kaevandada, selleks tuleb esmalt esitada taotlus ehk sooviavaldus kuskil kohalikus omavalitsuses. Siis tuleb saada terve hunnik erinevaid lubasid ning täita erinevaid pabereid ja anda allkirju, et kaevandajal on õiged eesmärgid vääriskivide kaevandamisel. Ametlikud kaevandused on reeglina avatud aastakümneid ja lepingud tehakse ka väga pikaks ajaks. Töö käib seal samuti aastakümneid. Ei ole selliseid ühepäevaseid kaevandusi või siis ühepäevaseid projekte. Kaevandustel tuleb välistada ka igasugused sulid ja petturid, kes tahavad kurjalt neid vääriskive kasutada. Miks on Jumal loonud kõik nii imeliselt, et isegi need vääriskivid on peidetud looduses sügavamatesse pinnakihtidesse? Aga seda selleks, et kaevandajatel tuleb vaeva näha nende kätte saamisel. Kui need vääriskivid oleksid nähtavad ja kergesti kätte saadavad, siis see ilu ja ahvatlus pimestaks meeletult inimeste silmi. Kohe tekiks soov neid omastada ilma vaeva nägemiseta. Kõik, mis on kergelt tulnud, see ka reeglina kergelt kipub näppude vahelt kaduma. Ja suhetega on muide täpselt samad lood. Kergelt annad oma keha kätte, siis kaob kiirelt ka huvi selle keha vastu. Kindlasti oled sa kogenud seda omal nahal, kus sind lihtsalt ära kasutati ning siis minema visati kui kõlbmatut tarbeeset. Tõeline mees, kes austab naisterahvast, kes tõesti tunneb, et see naine võiks olla tema tulevane abikaasa, selline mees ei kiirusta kohe kaevandama ega uudistama privaatseid tagatubasid, vaid koos õpitakse teineteist tundma nii hingelisel kui ka vaimsel tasandil. Ja seda puhtalt selleks, et see füüsiline tegevus ehk seks varem või hiljem võib kaduda nende isikute eludest. Seoses vanusega või mingi terviseprobleemi tulemusel jääb selle spordiala viljelemine harvemaks. Kui mees ja naine on hingeliselt ning vaimselt kokku liidetud, siis jäävad nad kokku ka siis, kui mingil põhjusel seksuaalsus nende elust kaob või muutub harvemaks. See huvi võib kaduda muide nii mehel kui ka naisel. Kui mina peaks täna otsima endale naist, siis ma võin mehena öelda, et ma hindan sellist naist, kes ei ole kohe niinimetatud kätte saadav, vaid tema püksikumm on pingule tõmmatud, mitte lõdva. Ja sellel naisel on kindlad prioriteedid paigas. Tõeline naine, kes austab oma keha ning väärtustab iseennast, tema ei anna oma keha kasutada esimesel õhtul, isegi mitte teisel, kolmandal, neljandal ja nii edasi õhtul.
Oma keha austaval ja hoolival naisel on paigas kindlad reeglid ja prioriteedid, millest ta üle ei astu. Kui mees on tõeliselt naisest kui isikust huvitatud, keda ta soovib oma naiseks, siis tundma õppimist ei alustata niinimetatud keha õõnsustes olevate vääriskivide kaevandamisega, vaid üritatakse kõigepealt leida just see hingeline ning vaimne side ehk kontakt. Vanarahvas nimetas seda aega kurameerimise ajaks ja pärast loomulikult abielluti, kui kõik oli korras. Üks piibli kirjakoht, ma loen selle ette. 1. Korintlastele 7, lõige 2 ütleb, aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel. Ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel. 1. Korintlastele 7 lõige 9 ütleb nendele inimestele siis, kes vägagi tahavad seksida. Kui nad ei suuda end taltsutada, siis nad abiellugu. Sest parem on abielluda, kui himudes põleda. Tahan öelda veel seda, et seks ei võrdu armastus. Seks ei ole elus prioriteet number 1. See ei tohiks olla ka sinu elus esikohal. Kui naine paneb seksi oma suhtes esikohale, siis ta jääbki trammivaguniks, kus teatud peatustes uksed avanevad ja uksed sulguvad. Seks on lihtsalt üks füüsiline tegevus mehe ja naise vahel. Ehk füüsiline iha vastassugupoole vastu, mida siis erinevatel viisidel rahuldatakse. See on ürgne instinkt. Seksuaalenergia on väga võimas ja tugev energia. Kui see energia vallandub ühel või teisel moel, siis ongi võimalik sellest jääda sõltuvusse. Selles seksuaalaktis rakendatakse muide ka kõiki meie meeleorganeid, mis meil on kasutuses. Nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompimine. Kõik need meeleorganid aktiveeruvad ning teevad omavahel kenasti koostööd. Selle aktiga tegeletakse kas siis meeldivalt, kus on sees romantikat, või siis täiesti tuimalt ja robustselt, mõeldes ainult enda vajadustele. Tegelikult on see kehade avastamine üks koosõppimise koht, kus on võimalik koos areneda ja edeneda. Aga seda siiski ainult abielus olles. See on minu seisukoht täna. Mõni võib öelda, et seksides võib ka tekkida hingeline side ja armastus. Ma julgen selles natukene kahelda. Kui on hea seks, siis võib tekkida sellest sõltuvussuhe, mida inimene võib petlikult nimetada hingesidemeks või armastuseks. Seksides reeglina hakkab katus sõitma. Kõik on nii imeline, puudutused, õrnuste jagamine ja nii edasi. Seda soovitakse veel ja veel kogeda. Ning võibki jääda tunne, nagu sa oleks armunud. Tegelikult oled sa armunud sellesse tundesse või siis sellesse tegevusse ning januned selle tunde või tegevuse järgi üha veel ja veel. Paljud suhted purunevad, kui ollakse kõrvalsuhetes ning kogetakse teistsugust naudingut, mida oma suhtes ei kogeta. Keelatud vili on ju alati magusam. Tänu sellele keelatud viljale tekivad kodus ka pinged ja leitakse mitmeid põhjusid, miks suhe võiks ära lõppeda. Kui aga uues suhtes see reaalne elu on tulnud esile, siis äkki sa avastad, et see uus isik ei pakugi enam huvi ja sul on temaga igav. Nii kaua, kui oli seks söögi alla ja söögi peale, polnud lapsi ega kohustusi, siis ei olnud igav. Samamoodi lähevad inimesed suhtesse rahakate inimestega, kus on suhe tekkinud pigem materiaalsetest väärtustest. Ja siis öeldakse, oi, kuidas ma armastan seda isikut. Ta on täpselt mulle loodud. Tegelikult armastad sa selle isiku raha ja seda luksuslikku elu. Ma tean inimesi, kes on kokku hakanud elama materiaalsete väärtuste pärast, kui ka lihtsalt hea seksi pärast. Mõlemad juhud on tegelikult ju sõltuvussuhted, mis hiljem läksid küll üle abieluks, tulid lapsed, tulid kohustused,
aastatega aga kasvati lahku, kuna ei olnud sellist hingelist ega vaimset sidet omavahel. Kui ollakse rahalises sõltuvuses, on sellistel isikutel väga raske sellest suhtest väljuda, kuna ei osata enam madalamal tasemel elada. Siis kannatatakse vaimset kui ka füüsilist vägivalda raha pärast. Need, kes olid hea seksi suhtes, need isikud ei lepi enam vähemaga, vaid hakkavad otsima samasugust või veel paremat meesterahvast või naisterahvast enda ellu, kellega siis oma ihasid rahuldada. Inimestel lähevad väärtused väga kiiresti paigast ära, kui ollakse kogenud midagi muud. Suhte loomisel pannakse rõhku välimusele ehk välisele ilule ning loomulikult peab kindlasti vääriskivide kaevandamisel olema kasutusel suuremat sorti puurvasar, millega saab siis kaevandusest täristada igast asendist. Naistel on millegipärast tekkinud arusaamine, et sellise väiksemat sorti akutrelliga ikka tõelistele juveelidele pihta ei saada ja maapinda samuti see väike akutrell võnkuma ei pane. Tegelikult ei ole ju see nii. Sellepärast, et naisterahvastel kliitor ja G-punkt on väga lähestikku. Anatoomiatunniga me praegu tegelema ei hakka, aga igaüks saab ju otsida ja uurida, kus kohast need erinevad punktid asuvad. Aga ühte ma ütlen, teinekord kestab väiksemat sorti akutrell kauem kui puurvasar. Ja see väiksemat sorti akutrell võib tabada õigeid punkte paremini. Ja võib ka selle maavärina tekitada. Inimestel tuleks enne sellisesse seksuaalsuhtesse astumist õppida siiski tundma selle inimese või oma partneri sisemaailma. Sellepärast, et see sisemaailm võib peita endas väga koledaid asju, mis ei avaldu kohe. Ja selles suhtes on ka väga palju selliseid katkisi suhteid täna, kus need väga koledad asjad ilmuvad äkki välja, sellepärast, et nad olid peidetud olekus. Kuna seda videot vaatavad ka mitteusklikud inimesed, siis ma ei propageeri siin selles videos alkoholi joomist, aga üks võimalus inimest tundma õppida sisemiselt ja vaadata, mis temast välja tuleb, on see, kui sa joodad inimese purju ja viita kuskile seltskonda, siis sa näed, milline ja milliseks see inimene muutub. Ja kas sulle meeldib see või mitte. Sest väga paljud naisterahvad ja meesterahvad, tarbides alkoholi, kaotavad ära igasugused piirid ja kontrolli. Nii oma keha üle, kui ka oma suuvärgi üle ja üldse. Nad muutuvad flirtivaks, tahavad silma paista. Nii et mõelge. Ennem kui sa suhtesse lähed, võib-olla tasuks see eksperiment ära proovida. Sellepärast, et hiljem on võib-olla hilja juba teatud asju muuta oma elus. Aga nagu ma ütlesin, ma ei propageeri alkoholi joomist, sest alkohol on tarkade inimeste jook. Ja võib-olla veel targemad inimesed alkoholi üldse ei pruugi. Sest et ilma alkoholita on ka võimalik olla lõbus. Suhtes võivad tekkida ka kõrvalhüpped ehk siis abielu rikkumised, sest midagi jääb suhtes puudu või midagi on suhtes katki läinud. Reeglina seda katki läinud asja ei viitsita parandada ega ka täiendada. Kuna ma ise olen täna usklik, siis ma väärtustan mehe ja naise suhet hoopis teistmoodi, kui ma seda tegin varem noorena. Ja sellepärast ma ilmselgelt ka selle videopostituse tegin, et tuua välja need ohud, mis võivad valitseda nii naisterahvaid ja miks mitte ka meesterahvaid. Ma julgen välja öelda selle, et looja, Jumal, kes on kogu loodu ja vaimsete seaduste taga,
Tema on loonud asjad toimima reeglipäraselt, ehk siis korrapäraselt. Jumal mõtles välja seksi, ta mõtles selle välja abielu siseseks tegevuseks mehe ja naise vahel. Ta ütles esimestele inimestele, et täitke see maa ja teid saagu palju. Selle enamasti nauditava tegevuse ehk siis seksi suurim ja esmane eesmärk oli järglaste saamine abielus olles, kus siis mõlemad pooled võtavad täieliku vastutuse uute ilmakodanike eest, näidates ning õpetades lapsele või lastele, milline peab olema tõeline peremudel. Nii heas kui halvas, kuniks surm meid lahutab, on see tõotus. Selles suhtes, mis on rajatud õigele vundamendile ehk armastusele ja teineteise hoolivusele, see suhe on loodud kestma kuni surmani. Kui midagi läheb katki selles suhtes, siis see parandatakse koos ära. Mitte ei visata minema, kuna see enam ei sobi. Kahjuks ei taheta ega viitsita tänapäeval vaeva näha suhte nimel. Sellepärast, et lihaturg on ju meil avatud ja valikuvõimalusi ja ahvatlusi on meil iga nurga peal. Kõige hullem põhjendus, mida öeldakse, armastus sai otsa. Kui usklikud niimoodi lahku lähevad ja ütlevad, et armastus sai otsa ja nad lahutavad abielu, siis minu jaoks tähendab see seda, et nende inimeste sees ei ole ka püha vaimu. Jumala vaim ei ole ega ela nende inimeste sees. Kõik inimesed peaks ju teadma, et Jumal on armastus ja armastus ei jäta maha. Ta ei hülga mitte kedagi. Seda enam, kui abielu suhtes on lapsed. Jumala loomus on alati andestada ja lepitada. Looja kindlasti ei loonud seksi selleks, et mingisugust suguiha rahuldada erinevate partneritega väljaspool abielu, kus siis erinevad kaitsmata vahekorrad toodavad soovimatuid haigusi ning soovimatuid lapsi, keda siis abortidega tapetakse, et vabaneda vastutusest. Looja ei mõelnud kindlasti seda, et seksi võib kuritarvitada oma ebamoraalsete ihade rahuldamiseks, toppides täis kõik võimalikud keha avaused ja veel igasuguste veidrate abivahendid. Selle kõik on inimene ise välja mõelnud ning juurutanud ja üha robustsemalt seda fantaasiat ka kasutatakse. Seda kõike siis praktiseeritakse erinevate partnerite peal. Ja inimene on avastanud, et seks on rahuldust pakkuv tegevus ning osade inimeste silmis ka pingeid maandav tegevus. Tänu sellele avastusele otsitaksegi oma ellu neid pinge maandajaid. Nii nagu elektrikapis juhtmete vahel sobrades peaks kasutama kaitsevahendeid, et vältida elektrilööki, tuleks ka vahekorras olles kasutada kaitsevahendeid soovimatute järglaste ja haiguste vältimiseks. Ideaalne kaitsevahend ongi see, kui kaks inimest, mees ja naine, on omavahel abielus. Ja nad on truud selles suhtes. Siis puudub igasugune haiguste tulek ja kui tulevad järglased, siis lubatakse nendel järglastel ka tulla. Mitte ei hakata neid elusid tapma. Ja ka abielus olles ei ole patt see, kui kasutatakse kaitsevahendeid. Tänu sellistele korrapäratutele pingete maandamistele on meil väga palju üksikemasid ja vanemateta lapsi. Paljudelt meestelt nõutakse alimente, kuna nad on hüljanud oma lapsed ja naised mingil põhjusel. Nad on piltlikult öeldes põgenikud. Tegude eest tulebki vastutada ja mehed peavad vastutama nende tegude eest, mida nad on teinud. Naised samamoodi lõpetavad meestega suhted ära, kuna algselt välimuselt kena, hästi lõhnastatud ja rahuldust pakkuv mees on võib-olla mõne aastaga, mõne kuu jooksul muutunud igavaks või siis diivanipadjaks. Ja jälle nõutakse meestelt raha, kui on lapsed mängus. Naised võiks ka tegelikult vaadata peeglisse ning mõtiskleda. Kas on vaja alati konflikti minna mehega? Kas äkki saab asju rahulikumalt mehega lahendada, kasutades näiteks naiselikku kavalust?
mis meestele väga hästi mõjub. Kui naine on näiteks selle diivanipadja välja visanud oma kodust ning see diivanipadi ei maksa alimente, siis naine peab üksi näiteks 3 lapsega hakkama saama. See on selle naise elus jukerdus või siis needus ja võib-olla oleks saanud hoopis teistmoodi asju lahendada. Mõned mehed ei õpigi kunagi, vaid nad maksavadki mõtlemata tegude tagajärgede eest mitmetele naistele alimente. Nagu ma ütlesin, igal teol on tagajärg ja mõtlemata teod toovad inimeste ellu needuse ehk jukerdused. Ja need needused ja jukerdused tulevad nii naise kui mehe ellu. Needus ongi see, kui sinu elu muutub raskeks ja keeruliseks. Siin tulebki aeg-ajalt võib-olla vaadata nii meestel kui naistel peeglisse ja küsida endalt, kus ma eksisin, mida ma tegin valesti, et minu elu on täna selline. Reeglina endas ju vigu ei nähta. Ikka ja alati on süüdi keegi teine. Ma julgen öelda, et suurem osa suhteid rajatakse algselt ikkagi ihale, mitte armastusele. Ma panen siia armastuse sellise definitsiooni ja te saate kuulda, mis asi on armastus. Ja mõtle selle peale, kas sinus on see armastus olemas sellisel kujul. 1. Korintlastele 13. Ja ma alustan keskelt, ma ei loe tervet teksti, igal ühel on võimalik see terve tekst läbi lugeda, aga ma loen teatud punktid, kus kohas sa saad aru, mis asi on armastus. Ja sa võid enda sees läbi katsuda selle, kas sinu sees on selline armastus olemas. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu. Ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega. Ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Loomulikult kõige turvalisem vahekord mehe ja naise vahel on see, kui nad üldse ei olegi vahekorras. Pole tegevust, pole ka probleeme. On ainult puhas ja siiras armastus ja hingeline side. Tänapäeva linnapilt on aga umbes selline, kus mees ütleb, ma armastan sind ja toetan sind, aga seda täpselt sellises formaadis, nagu te praegu siis pildilt näha võite. Naised on võtnud üle meeste rollid ja tahavad olla juhid ja perekonna pead. Ja seda trendi, armas mees, saad sina muuta, hakates meheks, võttes vastutuse oma tegude eest ja oma pere eest. Kui sa oled andnud selle mehe rolli täna naisele, siis viimane aeg on see roll tagasi võtta. Samuti on sul mehena vaja hakata väärtustama naisi ja naised peaks hakkama väärtustama iseennast ja oma keha, mitte laskma sinna suvalisel isikul sisse sülitada. Ja loomulikult tuleks naistel väärtustada ka oma mehi ehk abikaasasid. Ja naised, uskuge või mitte, aga mehed vajavad ka kiitmist ja positiivset tunnustamist, nagu teiegi vajate. Natukene ka haigustest, mis siis sugulisel teel võivad levida. Enamus sugulisel teel levivaid haigusi võivad kulgeda täiesti ilma sümptomiteta. Inimene, kes teisele haiguse annab, ei pruugi sellest üldse olla teadlik, et tal on see haigus. Kas oled kursis, et täna teatud sugulisel teel levivad haigused on Euroopas tõusuteel? Näiteks 2023 aastal registreeriti 96 969 uut gonorrea juhtumit üle Euroopa. Ja see on 31% rohkem kui aastal 2022. Samuti registreeriti 41 051 süüfilise juhtumit. Ja see on 13% kõrgem kui aastal 2022. Samuti registreeriti 230 199 uut klamüüdia juhtumit. Klamüüdia on muide ka Eestis väga levinud
suguhaigus. Ja selleks, et neid haigusi vältida, selleks ongi mõistlik, et inimesed mõtleksid natukene, et nad ei paneks kõike, mis liigub linna peal, vaid et igal mehel oleks oma naine, igal naisel oma mees ja ideaalne pilt oleks see, kui ollakse omavahel abielus. Kahjuks see ihatrend inimeste sees aina kasvab ja väga paljud naised ei soovigi enam püsisuhteid luua meestega, vaid neile piisab sellest, kui meesterahvas või siis mehed käivad ning külastavad nende tagatubasid teatud aja tagant. Viivad neid aeg-ajalt sööma, kinno, teatrisse, klubisse või siis ostetakse mingisugune ilus tarbeese. Vanasti oli käibel selline lause, kui mehel oli rahakott taskus, siis naisel oli see rahakott jalge vahel. Ja sellega saab alati vajadusel arveldada. Sellist tegevust nimetatakse hooramiseks. Ja isegi seda võiks nimetada prostitutsiooniks, kuna tahetakse olla kellegile meelepärane. Omaenda põhimõtteid ja väärikust hüljates mingi kasu saamise eesmärgil. See ei pea olema alati rahaline kasu. Mida siis lapsed õpivad sellest tegevusest, kus nad näevad, et toimub pidev partnerite vahetamine, lahku ja kokku minemine? Väga populaarne on täna see, kus on kärgpered. Lapsed sellistest suhetest ju ei õpi mitte midagi. Pigem nad näevad, et see on normaalsus ja nende elu saab olema samasugune kui mitte grammike hullem. Tänapäeval kasutavad ka mehed ära lapsi, andes neile raha või mingisugust hüve, et siis rahuldada oma vajadusi nende peal. Ja see on pedofiilia. Vaimsetes seadustes, mis on ülemaiste seaduste, on väga selgelt paika pandud, et hoorus on patt. Ehk see on vaimse seaduse rikkumine, mis toob kaasa needuse inimeste eludesse ja siis maakonda, kus kohas sa elad. Sa võid minu jutu peale naerda või vihastada, aga see on tõsi. Me oleme ühiskonnana täna sellises punktis, kus vohabki seadusetus, kus ei järgita ei maiseid ega vaimseid seadusi. Kui inimesed ei muutu, siis karistatakse see ära. Ja ulguda on siis pärast natukene hilja. Needus tähendabki jukerdus ja jamasid siin selles elus, pluss sinu valed teod kanduvad meist siis edasi lastele 3-4 põlvkonda. Ja see peaks olema mõttekoht igale lapse vanemale, kes armastab oma last. Kui ma tahan, et minu lastel läheks tulevikus elus hästi, siis mina pean oma elu tegema korda, et minu valede tegude pärast ei nuheldaks minu lapsi. Mina isiklikult olen täna suhtes olnud 25 aastat. Ja sellest 25 aastast 19 aastat olin ma vabas abielus ja abielu välises seksuaalsuhtes. Ehk siis ma julgen seda täna öelda, et ma tegelesin hooramisega. Ja kui ma sain sellest aru, et ma tegelen hooramisega, siis ma otsustasin oma elu korda teha ja teha selle suhte või selle kooselu ametlikuks. Ma ei oleks mitte kunagi abiellunud, kuid usklikuks saades Jumal muutis minu vaatenurka ja südame hoiakut. Ma hakkasin elu nägema hoopis teistmoodi. Ma sain aru, et ma pean tegema oma kooselu ametlikuks. Ma ei saa sellisel kujul enam jätkata. Meil on ühised lapsed ja ma tahan laste emaga elu lõpuni koos olla. Ma tahan näidata oma lastele, et abielus olles on õige peresuhe. Ja sellest ilmselgelt peaksid minu lapsed õppima. Vabas abielus olin nii mina kui minu naine tegelikult ju vabad. Me ei kuulunud tegelikult teine teisele, kuna paberid olid korda ajamata. Sa võid mulle öelda, nii nagu mina kunagi endale ütlesin, et paber ja sõrmus ei hoia ühtegi suhet koos. Ja see on tõsi. Paber ja sõrmus ei hoia koos, aga armastus hoiab. Abielludes mees ja naine saavad üheks.
Selle märgiks on reeglina ka ühine perenimi ja ametlik kinnitav dokument. Niikaua kui sinul on autoliising, ei ole auto sinu oma, vaid sa oled lihtsalt selle auto kasutaja. Sa täidad oma kohused panga ees, lunastad auto välja, teed paberid korda, alles siis saad sa öelda, et see auto kuulub minule. Vabas abielus olles oli minul ka nii tõususid kui ka mõõnasid ning 2 korral ka perest eemaldumist. Sellepärast, et lained lõid pea peal kokku. Ja minu silmis oli süüdi minu naine. Lihtne oli ju vabast suhtest eemalduda. Sa lihtsalt paned ukse kinni ja kõik. Ei mingit paberimajandust. Millise eeskuju ma jätsin lastele? Et nii võibki teha ja see ongi normaalne suhtumine. Millise seesmise trauma minu lapsed said? Seda ma täna ei tea. Ma tean, et see jätab jälje laste sisse, kui suhe puruneb ja lapsevanemad lähevad lahku. Selline käitumine ei ole normaalne käitumine. See ei ole täiskasvanud inimestele normaalne käitumine, et nad ei suuda oma asju omavahel selgeks rääkida. Mina enda peas arvasin, et kuskil on kindlasti see printsess või siis uuem või värskem mudel, kes ei ole kui sääsk kõrva ääres. Aga väga kiiresti sain ma aru, et sellist mudelit ei ole olemas, kes oleks täiuslik ega piniseks nagu sääsk. Suhtes on alati olemas 2 osapoolt. Siis kui päris aus olla, siis me mõlemad tegelikult tegime vigu. Ja vigu ongi raske tunnistada, kuna kõik ju arvavad, et nemad teevad asju õigesti ja elavad õigesti. Mina isiklikult sain lõpuks sellest aru, et ma pean ennast muutma. Ma pean oma elustiili muutma. Ma elasin väljapoole kodu, kuna minu hobi oli mootorrattaga sõitmine. Ma saan ka öelda, et ma sain karistada ja see karistus pani mind ka elus korrektuure tegema. Ma tegin suurel kiirusel mootorrattaga avarii, sõitis siis vastu bussi taga seina. Ja ma oleks pidanud surma saama. Aga millegipärast ma jäin ellu ja ilma vigastusteta tulin sellest õnnetusest välja. See oli Jumala arm, millest ma tol hetkel veel aru ei saanud. Ma sain aga aru sellest, kui õrn on tegelikult elu. Sa lähed hommikul uksest välja ja sa ei tea kunagi, kas kõik sinu pereliikmed õhtul koju tagasi tulevad. Kui ma aastaid hiljem sain usklikuks, siis kuulsin ma sõna hoorus. Ma teadsin, et hoorad on reeglina need, kes oma keha jagavad raha eest. Aga hooruseks nimetab Jumal abielu välist seksuaalsuhet, kuna pole seaduslikku lepingut osapoolte vahel. Sa oled kas hooraga üks liha või oled sa abikaasaga üks liha. Ja see on täna iga inimese valik. Ja kui mina sellest kuulsin, siis see lõikas mulle korralikult sisse. Ma polnud varem sellele niimoodi mõelnud. Aga looja silmis on perekond see, kui mehe ja naise vahel on siduv leping ja nad on omavahel abielus. Ja see perekond on abielus olles ka Jumala silmis püha ja lapsed on pühad. Ja reeglina abiellutakse siiski üks kord selle ühe ja õige isikuga. Mitte igal aastal ei abielluta uue värskema mudeliga või siis huvipakkuva isikuga. Füüsilises elus on lepingud need, mis seovad. Me elame muide lepingute sees. Meil on õigused ja meil on kohustused. Kindlasti selle video peale tuleb erinevaid reageeringuid ja kindlasti öeldakse, et suuline leping on ka leping. Tõsi, suuline leping on ka leping, aga minu soovitus on see, mine ja proovi pangast laenu saada suulise lepingu alusel. Mine liisi auto suulise lepinguga. Väga ei õnnestu see projekt sul ja see ei ole ka turvaline. Samamoodi on abieluga. See on mehe ja naise omavaheline liit.
See abieluleping on siduv, kuna nii mees ja naine annavad ju üksteisele lubaduse ehk tõotus olla koos nii heas kui halvas, kuniks surm neid lahutab. See peaks olema öeldud muide armastuses. See on ka tõotus üksteisele. Kahjuks seda tõotust rikutakse, ehk see tõotus ununeb väga kiiresti ära ja ikkagi minnakse lahku. Kas siis inimesed valetasid seal altari ees või perekonnaseisu ametis üksteisele, kui ütlesid nii heas kui halvas, kuni surm meid lahutab? Vabas abielus või siis vabas suhtes sellist tõotust või lubadust ei anta. Vabas suhtes oled sa kergem saaka huntidele. Sul on kergem suhtest lahkuda või siis vasakule või paremale hüpata. Kui sul suhtes midagi ei sobi või suhe ei paku sulle enam mingit rõõmu, siis sa tõstad lihtsalt kaabut või kübarat ja purjetad uude vabasse suhtesse. Sa teed omale uued lapsed ja purjetad jälle edasi, vahetades vanema mudeli uuema ja ilusama vastu. Vanasti selliseid lahutusi nii palju ei olnud, kui seda on tänapäeval. Vanasti, kui mees tahtis naise võtta, läks mees naise isa juurde ja küsis luba. Selle isa jaoks oli tema tütar nagu vääriskivi, mida niisama kõigile ei jagata. Mees pidi olema selline, kes võtab vastutuse ja hoiab seda vääriskivi ja kannab selle eest ka hoolt. Tänapäeval on meesterahvad nii lohid ja sellised pehmod, et nad ei julge võtta enam vastutust. Veel vähem julgevad nad minna naise isa juurde paluma naise kätt. Väga paljudel naistel ei olegi täna isa, sest ollakse kasvanud mingis kärgperes, kus isa on välja rännanud või võib-olla perekonnast minema aetud. Mehed ei julge abielluda naisega, kellega ollakse koos elanud juba 10 aastat ja neil on ühised lapsed. Kui sa armastad seda naist, siis näita seda välja ja tee see naine niinimetatud ametlikult enda omaks. Kui sa pole kindel selles armastuses, siis sa jätkad vabas suhtes ja hooruses, millega kaasneb needus. Kannatajaks muide siis, nagu ma ütlesin, on sinu lapsed, 3-4 põlvkonda sinust edasi. Kui sina olukorda ei muuda ja ei võta vastutust enda elu üle, enda keha üle, siis mitte midagi ei muutu maailmas paremaks. See maailm ei lähe mitte kuidagi paremaks, kui sina ei hakka muutuma paremaks inimeseks. Kui sa jätkad hooruses elamist, siis näitad sellega eeskuju tulevastele põlvkondadele. Iga sekspartner, kes sinu sees on käinud, jätab sinu sisse vaimselt tükikese iseendast. Pea seda meeles. Ära ole see prügikast, kuhu igaüks võib sisse sülitada mingil suvalisel hetkel. Naine, kui sa tahad ja otsid omale meesterahvast, abikaasat, siis pane see mees proovile. Tõeline mees, kes sinust ka tõeliselt on huvitatud, järgneb sinule. Ta on nõus sinuga aega veetma ka ilma seksita. Ta on nõus sinuga tulema ooperit ja operetti vaatama igal eluetapil. Olgugi, et talle see võib-olla ei meeldi. Ta tuleb sinuga koos sellepärast, et ta tahab sinuga koos olla. See tundma õppimise aeg, ehk siis see kurameerimise aeg võib olla pikk, näiteks aasta või 1,5. Kannata see ära, see on seda väärt. Ära nõustu abielu välise seksuaalsuhtega. Väärtusta ennast. Pane paika omad tingimused. Pea ka nendest tingimustest kinni. Kui sa ise oled lohakas, annad ennast lihtsalt kätte ilusaid lubadusi kuuldes ja sind jäetakse maha, siis sa saad hiljem vaadata peeglisse ja öelda, kui naiivne ma olin. Ja kõik hakkab uuesti korduma, kuniks sa enda keha ei hakka austama. Meesterahvastele ma soovitan samuti midagi. Hakkame austama naisterahvaid, ärme kasutame neid ära oma himude rahuldamiseks. Kui sa pole veel täna abielus, aga elad vabas suhtes, siis võta ennast kokku. Palu see naine, kellega sa koos elad, endale ametlikult abikaasaks. Sellega sa muudad vaimses maailmas ja oma elus väga palju. Kui sa kardad, et see abielu registreerimine
või abiellu minek läheb sulle kulukaks, siis ta ei lähe sulle kulukaks. See on sinu ja sinu naise omavaheline liit. Teie kaks ja võib-olla ka teie lapsed saavad sellest osa. Sa ei pea mitte kedagi võõrustama, sa ei pea tegema mingisuguseid suuri pidustusi. Isegi sõrmused ei pea sul olema kullast. Väga väheste vahenditega saad sa täita oma naise unistuse. Suurem enamus naisterahvad ju soovibki olla ametlikult abielus. See tekitab nende sees turvatunde mingil määral. Ja jätame meelde siis, et meie patud ja valed teod nuheldakse meie lastele 3-4 põlvkonda. Selle mõttega ma selle video lõpetan. Kui sa jõudsid vaatamisega siia lõppu, siis sa võid rõõmsalt ka seda videot jagada. Võib-olla sa said siit sellest videost omale mingid mõtted. Võib-olla said sa ka natukene torgata. Aga mõtle, miks see video sind torkas? Võib-olla on sinu elus mingi valdkond, mis oleks vaja just korda teha. Nii et väärtustage ennast, väärtustage oma keha ja väärtustage seda, kes selles kehas elab. Sa võid ka minuga ühendust võtta allolevate kontaktide kaudu. Me võime kokku saada ja rääkida. Sa võid enda seest välja rääkida selle, mis sind vaevab ning koormab. Ja ma saan sinu eest palvetada. Ole väga õnnistatud ja kohtume järgmises videos.